Hei, mina olen Oliver ja seekord üle pika aja jälle Tehnikaväli, kus me vaatame järjekordset AOC monitori. AOC Agon AG352QCX on siis Kumer 35-tolline ultrawide monitor, mille resolutsiooniks on 2560x1080. Ehk siis tavalise 16:9 asemel on ta 21:9 kuvasuhtele. Karbist välja võttes esimese asjana jääb kohe silma 12 kilo, ehk siis see monitor on väga raske. Väga raske. Kuna see on nii raske, siis ma mõtlesin, et toiteplokk on vähemalt sisse ehitatud, sest tundub nagu võiks olla, aga tegelikult ei ole. Suur telliskivi tuleb ikkagi kuskile laua alla panna. Õnneks on AOC jala peale pannud ühe mugava käepideme, kus saab seda siis ilusti tõsta, ilma et midagi katki läheks. Kokkupanek on üpriski lihtne, jalg käib 1 boldiga kokku, seejärel tuleb monitori jala külge tõsta ja 4 boldiga kinnitada. Jalg ise on üpriski suur ja monitor jääb laua äärest umbes 25 cm kaugusele, seega väiksemal laual võtab see väga palju ruumi ära. Monitori saab liigutada kuni 12 cm üles alla ja nurka saab sättida -5,5 kraadi kuni 29 kraadini. Õnneks on olemas ka VESA ühendus, et sa ei pea kasutama seda originaaljalga, kui see tundub sulle veits ebamugav või imelik, et saad ühendada selle lihtsalt omale kuskil seina peale või siis laua külge oma jalaga. Ametlik AOC leht väidab, et monitoriga tuleb kaasa ainult VGA ja HDMI kaabel, aga meie monitoril oli igal juhul kaasas ka DVI ja DisplayPort kaabel. Lisaks siis muidugi ka USB kaabel, nimelt selle monitoril on olemas siis 2 USB 3 pesa, millest sa saad siis ühendada oma videokaardi lugejad, kõrvaklapid või mida iganes, mis sul on USB-ga. Ja nagu ka teiste paljude Agon seeria monitoridega tuleb kaasa pult, millega saab kiiresti profiile muuta ja menüüs ringi surfata. Monitori välimus on väga gamerlik. Ees ja taga on olemas LED-id, mille värvi ja tugevust saab monitori menüüs muuta vastavalt enda soovile. Ees olev LED-riba kasutamist ei sega ja näeb üpriski hea välja. Tagumised LED-id aga on ainult välimuse pärast, sest originaaljalaga on monitor kahjuks seinast liiga kaugel, et LED-ide kuma sealt üldse väljagi paistaks. Üleval paremas nurgas on ka kõrvaklapi hoidja, mida saab siis veel kõrvaklappe hoida. Tagaõhutusavade vahelt piiluvad ka hädised 5-vatised kõlarid, mida soovitan kasutada ainult hädaolukorras, sest need on tõsiselt kehvad ja mul on olnud läpakaid, millel on paremad kõlarid sees. 2560x1080 resolutsioon jääb natuke liiga väikseks selle monitori jaoks, sest pikslid on päris suured ja arvestades monitori suurust, siis enamus kasutajad kasutavad seda niikuinii lähedalt. Suht raske on täpselt aru saada, kellele see monitor suunatud on, sest professionaalid seda oma töö jaoks kasutada ei saa, sest tegemist on NVA paneeliga, mitte IPS-iga, seega värvid ei ole päris nii head, kui nad võiksid olla. Monitori välimus ja 200 Hz kindlasti viitavad sellele, et tegemist on mänguri monitoriga, aga samas response time on NVA paneeli tõttu 4 millisekundit, mis tähendab, et hardcore gamerid tahaksid ikkagi saada DN paneeli, millel on 1 millisekund response time. Seega tundub, et AOC on teinud siukse kuldse kesktee, ehk siis loonud monitori, mis on inimesele, kellele meeldib palju akneid korraga lahti kõrvuti hoida ja vahel ka mõnda mängu mängida.